Ahoi, laborandid. Täna on selline värk, et kõik, kes te ootate nüüd pikisilmi järgmist udulabori episoodi, vlogi, siis see on tulemas, ma luban. Vahepeal olid meil siin väiksed tehnilised viperused, nendest me räägime ka kindlasti. Ja on ka tulemas kindlasti üpris kohe varsti ka selline asi nagu veebikool, mis on siis segment, mis hakkab istuma nii-öelda vlogides sees ja kohati siis ka eraldi seisvana sõltuvalt sellest, milline teema on. Tänane video on selles suhtes kiire lühikene, kuna siit tuleb üks oluline shout out ja see on siis Oliverile ja Raikole ja Finweibile, kes siis korraldavad sellel nädalavahetusel. See on 1. aprillil naljapäeval, aga 1. aprillil laupäevane päev korraldavad koili ehitamis, ütleme siis nii-öelda pehmelt koolituse. Et räägitakse seal siis, kuidas koile teha, kuidas Claptonit teha, kuidas staggerdeid teha, fuse'de, aliene ja nii edasi, igasuguseid keerulisemaid ehitusi. Räägitakse akuohutusest, koilide materjalidest, põhitõdedest ja nii edasi. Sama teemaline video tegelikult on mul samuti juba töös, aga tõenäoliselt, kuna mul tuleb siin üks väike reis vahele, siis mina ei jõua enne seda asja kindlasti seda veebikooli videot välja anda. Mis tähendab seda, et kõik, kes laivis tahavad targemaks saada, kes on huvitatud ise koilide ehitamisest ja kõigest muust taolisest ja muidugi kõik, kes on võib-olla akude osas näiteks mitte kõige paremini kodus, siis kõik see on väga hea kasulik info ja ainult tuleb kasuks. Et kindlasti vedage ma tagumik kohale, kui vähegi võimalik. See on siis Tallinnas, toimub Vape Lounge'is. Panen aadressi alla, et oskate siis otsida, kellel on aega, et olge siis kohal ja saate vähe targemaks. Et kohal 2 koilimeistrit, kes on ikka juba mõnda aega tegutsenud ja kellel on kes teavad ikkagi juba üksjagu sellest teemast, nii et kindlasti info, mida iga päev igalt poolt otse kohe kätte ei saa. Aga jah, see on hetkel kõik, mis selle video sisuks tegelikult nagu oligi plaanitud, nii et olge kohal. Mind kahjuks ei ole, aga kindlasti saab video väikse kokkuvõtte reportaaži sellest, mis seal siis toimus ja kuidas asi välja nägi ja nii edasi, et see siis ilmselt peaks mahtuma järgmisesse vlogi või siis mahutan selle ära juba järgmisesse veebikooli. Igal juhul sellega ma hetkel lõpetan, rohkem teie aega raiska, nii et laupäeval, kes vähegi Tallinnas on ja kellel aega natukene on, minge kohale, kellaajad, kõik muu info on all kirjeldustes. Nii et varsti kohtume. Tšau!